Tere, siin Tauno. Selles videos siis jätkame eelmises videos alustatud mobiilirakenduse tegemist. Ja teeme siis nii, et meie kodukoha rakendusel oleks siis ka 3 alamlehte. Nendeks on siis infoleht, pildileht ja lingileht. Et tuletan siis meelde meie äpi struktuuri, et kõigepealt on meil siis avaleht, see on meil peaaegu valmis. Nüüd siis teeme infolehe, pildilehe ja linkide lehe. Alustame siis sellest infolehest. Et on näha, et siia oleks meil vaja ühte nuppu, et saaks tagasi minna avalehele, pealkirja ja ka teksti sisu jaoks. Aga avame siis infolehe ja lisame siia kõigepealt ühe nupu ja 2 tekstisilti, üks siis pealkirja jaoks ja üks siis sisu jaoks. Kõigepealt siis muudame selle nupu teksti ära. Paneme siis selleks tagasi avalehele. Teiseks vajutame siis tekstisildi peale ja paneme selle nimeks siis infoleht. Ja nii nagu esilehelgi paneme kirja suuruseks 22. Ja nüüd infolehe sisuks siis paneme teksti kodukandi kohta. Ja mina panen siis siia sellise teksti, et Kadrina on alevik Lääne-Viru maakonnas ja nime on saanud Püha Aleksandra Katariina järgi. Et on näha, et see tekst taaskord ei mahu siia ära, aga kui me pärast vaatame, siis tegelikult mobiiliäpp siis ise teeb nii, et need laused oleks ilusti näha. Sellega on meil sisu valmis, aga teeme siis nii, et see tagasi avalehele ka läheks tagasi eelmisele lehele. Selleks läheme Blocks vaatesse ja valime siit button 1 alt when button 1 click do. Disaineri vaates näeme, et see button 1 ongi meil siis see nupp. Ja mis see siis teha võiks? See võiks siis avada teise lehekülje ja valime siit siis teksti alt, mis olla võiks. Avaks siis screen 1. See on meie esileht. Screen 1. Proovime, kuidas töötab. Nii, selline see äpp siis on, klõpsan infolehte, avaneb infoleht ja tagasi avalehe, saame tagasi avalehele. Tundub, et töötab ilusti. Teeme siis nüüd ka pildi ja lingilehe. Avame pildilehe, disaineri vaates ja pildilehel siis tuleks samamoodi lisada see nupp siia. Teiseks tuleks siia siis lisada silt pildilehe pealkirja jaoks. Ja kolmandaks tuleks siia lisada pilte. Et kuidas pilte lisada, ma kohe näitan, aga kõigepealt muudame need nupud nimed ära. See on siis tagasi avalehele. Ja sellele paneme suurus 22 ning tekstiks pildileht. Nii. Nüüd selleks, et saaks siia pilte lisada, tuleks kõigepealt need pildid siis salvestada arvutisse. Mina olen pannud 2 pilti arvutisse ja piltide lisamiseks tuleks lohistada siia image ja nüüd siit paremalt siis picture alt upload file, choose file ja leida oma pildid ülesse. Et minul on siin Kadrina vapp. Nii läks natukene aega, aga panen siia ka teise pildi, et neid saab panna veelgi juurde ja siia upload file. Panen ka ühe Kadrina kiriku pildi. Okei. Nüüd on näha, et need lähevad siia ekraani taha ja ei ole hästi nähtavad. Siis selleks, et oleks ekraan keritav, tuleks meil siin ekraani puhul valida, et saaks seda ka kerida. Kerimiseks klõpsame siis siin samas pildilehel ja otsime sellise asja üles nagu scrollable ja paneme siia linnukese. On näha, et siia tekkis kerimisriba ja nüüd me saame siis neid pilte vaadata. Teine mure on siis see, et me näeme, et üks pilt on nii suur, et kirikut ennast pole nähagi ja teine pilt on väiksem. Teeme siis nii, et kõik pildid oleks ekraani laiused. Selleks klõpsame selle logo peal ja otsime siit siis
sellise asja nagu laius width ja paneme siis fill. Fill ehk siis täidab täislaiuse. On näha, et on serva ja on nüüd see pilt siin keskel. Teeme selle teise pildi puhul samamoodi, klõpsame peale, width'i alt, valime fill parent ehk siis võtaks selle ekraani laiuse. Taaskord proovime, kuidas see äpp töötab. Nii, meil on infoleht, meil on pildileht ja on näha, et need pildid on siin siis ilusti keritavad ja ilusti täislaiuses. See logo võib-olla on natukene läinud sakiliseks, aga üldiselt ta ei ole ka päris täislaiaks venitatud. Nii, tagasi avalehele. Nojah, seda ma unustasin programmeerida. Nüüd selle programmeerimiseks on mul ka väike nipp. Et me võime selle ka uuesti programmeerida, aga kuna me näeme, et siin pildilehel on täpselt samamoodi programmeeritud see, kui siis infolehel, siis me saame siin teha sellist nippi, et kasutada siin seljakotti. Nii et ma lähen infolehele ja lohistan siis selle tükis ja seljakotti. Nüüd on näha, et meil seljakotis on see sama tükk. Nii et lähen siis pildilehele ja võtan siit samast seljatükist selle välja. Nüüd on meil siis see nupp ka programmeeritud. Praegu testima ei hakka, teeme lingilehe ka ära ja siis saame testima hakata. Nii et viimane leht on meil lingileht, siin on meil samamoodi kõigepealt nupp tagasi minna, siis teiseks tuleks teha siia pealkiri, teksti sildiga label. Ja kolmandaks siis paneme siia 2 nuppu, mis siis, mille klõpsates jõuame siis mingisugusele veebilehele, mis ei ole siin äppi sees, vaid kuskil väljaspool äppi. Nii, muudame nimed ka ära. Kõigepealt siis tagasi avalehele. Teiseks siis kirjast suuruseks 22 ja pealkirjaks lingileht. Ja kolmandaks siis teeme 2 nuppu. Üks nupp on siis www.katrina.ee ja teine on siis Kadrina Vikipeedias. Panen siia selle kohe nii. Panen sellele ka HTTP ette, siis on nagu näha, et see on veebiaadress. Nii, nüüd oleks vaja need tööle saada. Selle esimese nupu me oskame tööle panna. Et võtame siit seljakotist lihtsalt oma tüki ja peakski töötama. Küll aga meil on vaja siis 2 nuppu veel tööle saada. Nüüd selleks, et oleks võimalik neid linke nüüd brauseris avada või veebilehitsejas, mis on näiteks nüüd seadmes on, selleks tuleb meil kasutada ühte lisakomponenti. Ja selleks on siis Activity Starter. Activity Starter on hästi võimas vahend, selleks saab väga palju asju teha. Meie siin kasutame ainult ühte võimalust. Lohistame selle siia ja selleks, et see töötaks, tuleks siia action kasti, siis trükkida selline käsklus Android .intent .action .view. Et miks see tuleb trükkida, on selleks, et see on see tegevus, mida see Activity Starter siis alustab. Nii, ja nüüd, kui me programmeerima lähme, siis me saame seda Activity Starterit kasutada. Nii et meil oleks vaja siia siis veel button 2 jaoks ja button 3 jaoks siis ka tegevust. Ja see käib siis nii, et võtame siit Activity Starterist. Set Activity Starter data URI ja siia paneme siis selle veebiaadressi, mis võiks avaneda. Esimesel puhul siis oli see katrina.ee. Nüüd, kui ta on selle aadressi paika pannud, siis tuleks see tegevust ka alustada.
nii et call activity starter.start activity. ja button 3 puhul, siis samamoodi, ma praegu teen siin samas duplicate, button 3 ja siia läheb siis aadressiks Vikipeedia aadress. Ühtlasi on ka need leheküljed, mille pilte ja infot ma olen kasutanud, nii et need ka on siin viitena olemas. ja nüüd on ka see nupp programmeeritud. Proovime, kuidas see äpp nüüd töötab. nii, proovin, kas pildilehe tagasi nupp ka töötab. ja nüüd lingileht tagasi nupp töötab. ja kui ma klõpsan siia, siis mis juhtub on see, et see link avatakse siis brauseris, et minul praegu avati Google Chrome'is, aga mobiilirakenduses siis avatakse vastavas veebileitses, mis seal on. nii et lingid töötavad ja äpp ka töötab. sellega on meie kodukoha äpp valmis, et siia saab kindlasti pilte juurde lisada, võite ise mõelda, millised alamlehti lisada ja võite seda teha siis mõne enda huvitava asja jaoks, kas mõne arvutimängu jaoks, kas mõne lemmiklooma jaoks või mõnel muul eesmärgil, näiteks koolis mingi aine õppimiseks. Aitäh kuulamast ja näeme siis juba järgmises videos. Edu!